Diffit on veebikeskkond, mis koostab lugemisülesandeid ja töölehti etteantud märksõna, teema või etteantud materjali põhjal. Diffit teeb nendest kokkuvõtte, lihtsustab teksti, koostab küsimused ja töölehed. Diffitile saab sisendiks anda märksõna või konkreetse teema, saab anda lingi mõnele artiklile või YouTube'i videole või siis lisada pikema teksti või PDF-faili. Koostame etteantud teemal materjali. Mul on võimalik valida, mitmendale klassile oma materjali luua tahan ning on võimalik valida ka keel ja lisaks veel valik, kas siis on tegu väljamõeldud tekstiga või siis pigem ka teadusliku tekstiga. Siin on valmis materjali, kaanepilti, saan soovi korral siit kõrvalt vahetada. Saan kohe ka hakata kohandama seda materjali ka mingile muule vanuseastmele. Üleval on printimiseks või PDF-iks salvestamise võimalus, Google Formi eksportimise võimalus, tekstidokumendi loomise võimalus. Aga vaatame kõigepealt siit alt kohandamisvõimalused üle. Esmalt luuakse siis lugemisülesanne, mille pikkust saan ma soovi korral muuta, kui tahan pikema teksti teha ja koostada siis ka ülesanded uuesti. Nüüd näen ka võrdlust esialgse teksti ja uue teksti puhul. Võtan uue teksti. Nüüd on tekst pikem. Lisaks näen siin Show Resources nupu alt, et ilmuvad mulle vajutades siia alla kõik allikad, mida selle teksti koostamiseks on kasutatud. Kui ma soovin neid allikaid muuta või mõne sealt välja jätta, siis Edit Sources nupp võimaldab seda teha. Ja vajutan Regenerate. Nüüd on see tekst jälle lühikeseks saanud ja näen, et on see siis 4 allika põhjal tehtud. Järgmine sektsioon on siis kokkuvõte, olulisemad mõtted on välja toodud ning on koostatud ka siis märksõnadest sõnaraamat. Hetkel veel ei ole Diffit nii osav, et eestikeelseid lauseid korrektselt 100% oskaks moodustada ning ilmneb siis siin kindlasti ka kirjavigu. Aga iga selle sektsiooni puhul on tegelikult võimalik tekste parandada, muuta, kohendada, kirjavigu parandada, saab siis ka siit kustutada. Diffit koostab ka küsimused, valikvastustega küsimused, kus on võimalik näidata ära ka õiged vastused, lisaks lühikesed avatud vastusega küsimused, kuhu samuti saab siis vaadata, mida ta ise vastuseks pakub ning ka arutelu küsimused. Kogu selle materjali saab näiteks teha PDF-failiks ja alati saab siis ka valida, millised osad ma sinna faili sisse jätan, et võib-olla ma neid küsimusi või sõnaraamatut sinna lisada ei tahagi. Ja näen kohe ka siis eelvaadet, mis mulle siit koostatakse. Samamoodi siis ka dokumendiks genereerimise puhul saan valida, mis mul sinna töölehele lisatakse. Lisaks on võimalik genereerida õpilastele tegevusleht ehk siis see nupp Get Student Activities pakub valikut valmis kujundusi, mida siis oma töölehe puhul kasutada. Võtan näiteks Reading Summary, kus siis näen erinevaid võimalusi töölehe kujundamiseks. Selle konkreetse näite puhul on siis siin 5 lehele kogu see materjal jagatud ja loomulikult saan töölehte kohandada, customize activity. Siin on mul võimalik töölehe osade järjekorda muuta, kustutada, näiteks avalehte ei taha, kustutan selle siit ära ja soovin, et mul jäävad esimeseks näiteks lugemisülesanne, teiseks siis kokkuvõte, mida sellest ülesandest teada sain. On variante ette, aga kõik need koostatud küsimused. Siit saan selle töölehe eksportida kas esitluseks või siis PDF-failiks
Export Activity ja saan siis valida, kas mul avatakse Google esitlusena, Google Classroomi jagamisega, PDF-ina või siis ka PowerPointiga. Praegu siin hoiatab, et PowerPointi allalaadimine võtab mõnikord aega. My Resources valiku alt leian kõik oma töölehed ning saan neid siis siit muuta.